Kuigi hübriid- ja pistikhübriidautode populaarsus Eestis aina kasvab, on nende autode erinevus veel paljude jaoks veel pisut ebaselge. Aga lahendame selle küsimuse kohe ära ja teeme asja palju lihtsamaks. Alexela avalik laadimisvõrgustik on juba päris suur ja isegi siin Škoda esinduse juures on üks teie võrgustikku kuuluv laadija. Miks nii? Paljud ju teavad Alexelat meie tanklate järgi, see on üks väike osa Alexela kogu avalikust laadimisvõrgustikust, et võiks öelda isegi, et neljandik. Meil on olulised ka just sihtkoha laadimisvõimalused, nagu näiteks täna siin Škoda esinduse juures, kus saab mugavalt kasutada nende enda esinduse laadijat, ka täitsa nii-öelda kolmandad osapooled. Lisaks täiselektrilistele sõidukitele on populaarsed täna ju ka pistikhübriidid. Kui varasemalt pistikhübriididega sai sõita mõnikümmend kilomeetrit ja neid pidi pidevalt laadima, sest laadimisvõimsused on muutunud, et pistikhübriidid täna ju saavad kasutada ka kiirlaadijaid lisaks aeglastele laadijatele. Igal juhul meie soovitame ka pistikhübriidide puhul võtta endale koju korralik kodulaadja, aga kui kohe seda otsust teha ei taha, siis muidugi saab teda laadida ka lihtsalt seinapistikust. Hübriid- ja pistikhübriidautode populaarsus Eestis aina kasvab, et miks inimesed vaatavad nende poole? Seal on ilmselt kaks põhjust, et kõige varasemalt juba tulid meile need igasugused hübriidmootorid, mis tegelikult tõid siis sellise kütusekulu alla ja ka CO2 näitajad alla. Ja pistikhübriidiga on nüüd siis see rõõm, et on võimalik sõita nii kütusega kui ka siis ainult elektri jõul. Et see hübriid, siis tema puhul on selliselt, et autot reeglina veab elektrimootor ja siis kas bensiini- või diiselmootor on siis seal nii-öelda generaatorina, mis annab seda voolu sellele autole. Kodus seda autot tavaliselt pistikusse panna ei saa, ehk et ta töötab täiesti autonoomsena. Pistikhübriid on nüüd siis teistpidi jällegi, et ta küll enamus ajast, kui aku on täis laetud, ta sõidab elektri pealt, aga kui see aku tühjaks saab, siis tuleb nii-öelda kas siis bensiini- või diiselmootor talle appi ja seejärel saab juba tavamootoriga edasi sõita. Ja kodus laadimine on siis ka samuti, et sa võid teda kas nii-öelda elektriga ise laadida juhtme kaudu või siis oled sinna kütust sisse. Nii et selles mõttes on ta võib-olla natukese nagu universaalsem ja saab ära kasutada sellist kodust, eriti veel kui kodus on see elektri päikeselaadimise võimalus, siis see teeb ta nagu väga mõnusaks. Meil on siis Superb ja Kodiaq on siis sellised, millel on pistikhübriid olemas ja mõlemal on siis selline 120 kilomeetrit sõidulatus. Nad on kombineeritud siis bensiinimootoriga, nii et kui elekter otsa saab, jätkab bensiin. Meil on siis kas tavaline sisepõlemismootor või siis on juba pistikhübriidi lahendus või juba siis täiselektriline. Seda on saadaval ka kahe mudelina, on siis Elroq ja Enyaq ja järgmisest aastast on meile veel juurde lisandumas sinna neid variante, nii et saame ka rohkem pakkuda. Kui nüüd aga mõni kortermaja elanik soovib laadijat, kas vahepeal on toimunud mingeid arenguid ja ka kortermajadesse on lihtsam laadijat paigaldada? Aga need inimesed, kes ikkagi täna elavad kortermajas ja tahavad oma autot laadida, siis täna selleks on tegelikult võimalused olemas. Ja huvitav on ka see, et kui kusagile oleme mõned laadijad ära pannud, siis tegelikult elanikud näevad, et see on võimalik ja kohe riburada pidi hakkab neid juurde tulema. Ja me ei räägi täna mitte ainult Tallinna, Tartu, ütleme sellistest suurematest tõmbekohtadest, vaid seda võimalust saab tarvitada ju ka väiksemates kohtades, Paide, Türi ja nii edasi. Riik on ka asunud toetama just kortermajade juurde laadimistaristute loomist väljaspool Tallinnat ja Tartut. Et nüüd on tekkinud ka võimalus rajadagi neid täpselt Paidesse, Türile ja mujale ja lisaks riigipoolse toega. Pole paha.